Tere ilusad ja head inimesed! Tänane jutuajamine tugineb taas Stephen Covey poolt kokku koondatud enesejuhtimise süsteemile väga efektiivse inimese 7 harjumust. Mina olen Kris-Leena Tamm-Sepp ja minuga vestleb Erlen Sild. Ja Tere me oleme hommikust! mõlemad, ja me oleme mõlemad ülemaailmse ettevõtte Franklin Covey sertifitseeritud treener-konsultandid ja see ettevõte on siis spetsialiseerunud organisatsioonide ja inimeste tulemuslikkuse parendamisele. Ja Stephen R. Covey on siis oma elutööna süstematiseerinud ja kokku koondanud sellise aukartust äratava hulga tarkusi ja vorminud sellest siis enesejuhtimise süsteemi, millele ta pani nimeks väga efektiivse inimese 7 harjumust. Ja selle süsteemiga käib kaasas selline tore lubadus, mille järgi ka meie Erlendiga püüame elada. Vahel õnnestub rohkem, vahel õnnestub vähem, aga me oleme ka ainult inimesed. Isegi Steven ise on öelnud, et vahel tal õnnestub ja vahel tal ei õnnestu. Aga see lubadus kõlab nii, et elades 7 harjumuse järgi saad olla märkimisväärselt efektiivsem selles, mis on sinu jaoks kõige olulisem. Ja tõesti, mis peakski olema siis elus veel olulisem kui see, mis on sinu jaoks oluline. Täna aga me räägime ühest sellisest väiksemast teemast, sellest 7 harjumuse ringidest. Me räägime mõjuulatusringist ja huvide ringist, aga selle süsteemi kui tervikuga on lähemalt võimalik siis tutvuda 2 erineval moel. Üks on siis raamat, väga efektiivse inimese, nii ta blurris mu sellega ära, väga efektiivse inimese 7 harjumust, mida on tänaseks siis müüdud üle 30 miljoni eksemplari ja teda on tõlgitud rohkem kui 40 keelde. Ka eesti keelde on teda 2 korda tõlgitud. Ja raamatut peetakse teenitult üheks kõige paremaks juhtimise ja äriraamatuks üle maailma. Minu meelest on ta ka hindamatu enesearengu raamat, sellepärast et olenemata sellest, millega sa tegeled, kus kohas sa oma elus oled, sellest raamatust saab oma elu efektiivsuseks mõtteid ja abi küll ja veel. Ja teine, kuidas siis selle süsteemiga rohkem kokku puutuda, on siis meie koolitused ja neid me teeme nii avalikud kui ka organisatsioonides sisekoolitustena, nii et pöörduge meie poole või jälgige meie Facebooki ja LinkedIni lehte. Aga selle pika sissejuhatuse peale lähme siis tänase teema juurde. Ja et me siin täna pabertahvlile midagi ei joonista, mida me tavaliselt koolitusel teeme mõjuulatusringi ja huvide ringi valguses, siis ma võtan selle vabaduse ja virtuaalillustreeriksin seda huvide ringi justkui ühte muna. Ehk siis kõik need asjad meie elus, mis meile korda lähevad, esindagu neid asju siis üks muna. On need asjad siis alates sõjast Juudamaal ja lähemal kuni naabrimehe õunapuu tagasilõikamise harjumusteni välja ja meie enda käitumine ka. Need on asjad, mis meile lähevad moel või teisel korda ja moodustavad siis meie huvide ringi ja on seal ilusti selle muna sees. Ja selle muna sees on ka üks munakollane ja see siis ilmestab neid asju, mida me saame ise mõjutada. Neid on vähem tavaliselt kui neid asju, mis meile korda lähevad. Ja need, mida me ise mõjutada saame, on meie enda käitumine, see, mida me ütleme, see, mida me teeme. Ehk siis suures pildis võib öelda, et see huvide ring jaotab asjad meie elus 2 leeri. Ühed asjad, mis meid huvitavad, aga mida me kontrollida ei saa, ja teised asjad, mis meid huvitavad ja mida me saame ka kontrollida. Me ei saa kontrollida ka ilma ja seda, kas buss jäi hiljaks või kas äripartner järsku kaotas huvi sellise tehingu vastu, mis sinu jaoks on tohutult oluline. Küll aga me saame valida, mismoodi me ise sellega hakkama saame. Aga miks me sellel teemal peatume? Ja see ongi minu esimene küsimus sulle, Erlend, et miks see huvide ring ja mõjuulatusring meile just oma elu efektiivsuse, igapäevaelu efektiivsuse suhtes ka oluline on? Miks me räägime sellest huvide ringist ja mõjuulatusringist? See oli väga hea sissejuhatus, Kris. Andis see muna metafoor võib-olla on päris hea, et me saaksime aru, et meid puudutavad, nagu sa ütled, et lähevad meile korda väga paljud asjad. Aga mis on nagu meil elus oluline, on see, et me saaksime ise saavutada midagi, mis on meile oluline ja tähtis.
ja see, kui sa küsid, et miks meile oluline see huvide ring, siis võimegi öelda, et see on fundamentaalselt oluline. See on kaks varianti, et kas me loome midagi, mis on meile oluline või me siis lihtsalt piirdume selle kirumisega, eks, et me konstateerime neid asju, mis meile korda lähevad, aga me ei saa midagi muuta seejuures. See mõjuulatusring on olnud minu enda elus üks suurimaid selliseid stimulaatoreid või tööriistu, mida ma kasutades olen suutnud ise jõuda ja muuta oma elu selliseks, nagu ma olen soovinud ja tahtnud. Ehk siis, kus ma hoian nende fookust, eks. Jah, ehk nagu sa ka mainisid, et see väike mõjuulatusring, mis üldiselt on suhteliselt väike inimestel, ka meil veel, eks sellega peab kogu aeg tegelema. See on miski, mida ei saa, mis ei teki iseenesest ja mis ei kasva iseenesest. Et jah, sa tõid ka selle sõja näite, mis võib-olla ei ole kõige parem näide, aga tõesti, et mida me saame teha selle sõja tingimustes, on ju. Et see küll puudutab ja läheb meile kõigile väga korda. Aga et meil tundub, et meie käed jäävad lühikeseks, aga kui me ikkagi mõtleme, et mis asub see meie mõjuulatusringis, siis me saame annetada nii vahendeid, kapitale, ma ei tea, aidata võrke punuda, masinaid aidata transportida, panna kokku mingeid abipakke, et noh, need on nagu need, mida me saame teha, mis asuvad meie mõjuulatusringis. Et ma arvan, et see mõjuulatusringi võib-olla definitsioon ongi see, et küsimus iseendale esimeses järjekorras, et mida mina saan teha ja mis on minu kontrolli all. Ehk siis võib-olla ma täiendan su sellist kirjeldust, et see mõjuulatusringis asuvad kõik need asjad, mis algavad sõnaga mina. Mina saan teha, minu sõnad ja teod, mida ma ütlen, nagu sa mainisid, minu käitumine, ehk siis ka minu reageeringud, kuidas ma nendele olukordadele reageerin, mis paratamatult iga päev sõidavad meie elu sisse. Ka minu vastutus nii-öelda, minu teadlikkus ja asjadest arusaamine asub selles mõjuulatusringis. Tunnistamine iseendale, et ma ei saa aru, on juba hea algus, et võtta midagi ette ja tõsta oma teadlikkust. Ka see asub seal, kuidas ma käitun teiste inimestega. Me võimegi öelda, et tihti, et see inimene on, ma ei tea, käitub ebaadekvaatselt, on nõme, aga me ei saa seda kontrollida. Võib-olla toome ka selle tõlke, sa mainisid, et seal on tõlgitud ja ka Eestissegi 2 korda, et see tõlkes on originaali keeles on see huvide ring, inglise keeles on ta circle of concern. Ehk võiks tõlkida ka murede ring, on ju. Ja, mis on meie eestlastele väga omane sõna, eks ju, me ju muretseme nii kõik asju. Just, et jah, ma väga tänan neid inimesi, kes kunagi Franklin Covey Eestis selle tõlkimise käigus muutsid selle huvide ringiks, mitte murede ringiks, et see, ma arvan, et nagu reflekteerib või kajastab seda palju paremini. Aga mis seal on, käime seal ka veel korra veel läbi, et seal tegelikult on need asjad, mis tõesti lähevad meile korda ja on väga olulised, aga me ei saa need mõjutada, noh, nagu näiteks minevik ja tulevik, eks. Nad on, me teame, ei ole, teiste inimeste käitumised, ka teiste hinnangud, ehk siis mida teised inimesed meist arvavad või minust arvavad, me ei saa seda mõjutada kuidagi aga me saame läbi iseenda tegevuse ja olemise seda teatud viisil anda sinna sisenditeks. Loomulikult siis ilma kirumine on väga standardne olukord, eks, et me ei saa ilma muuta, aga me võime teda kiruda, aga me saame vastavalt riidesse ennast panna, planeerida oma tegemisi. Kuule, aga siis ju inglastel kaob ju small talk ära ju, kui nad Covey mõjuulatusringi ja huvide ringi endal väga selgeks saavad, meil ei olegi enam small talk'i teha. Ma võin, väga hea näide, et sa selle tõid. Small talk'iks, kuid ka see küsimus, esmane küsimus kohtumisel inglise keeles, et how are you? Sa võid sellele vastata yes, I'm fine, thanks, how are you? Et lihtsalt sa teed selle nagu tavapärase praktika viid läbi ja nüüd sa saad nagu minna kas oma small talk'i või asjaliku jutu juurde.
aga sinu mõjuulatusringis on tegelikult võtta seesama viisakusfraaside vahetamine ja viia see empaatiliselt hoopis teisele tasemele. Ehk siis, kuidas sa sellele vastad ja mida sa ise teise käest küsid. Ja lihtne näide, et teistmoodi, mitte inglaslikult sellele lähenedes. Ma käisin eile Pariisis toiduainemessil ja ma kasutasin seda sama mõjuulatusringi täiesti võõraste inimestega. Yes, how are you? Ja vastates neile mitte lihtsalt yeah, I'm fine, thanks, how are you? Vaid võttagi see küsimus nagu empaatiliselt endale, vastata viisakalt, lühidalt, aga vaadates talle silma, küsides ja tõesti oodates sealt vastust, sa näed, et see inimene tajub ära selle, et sa lihtsalt ei vaheta need viisakusvisiit või nagu fraase, vaid et sa nagu, sa oled kohal ja sa tunnedki huvi tegelikult, et sa tahad temaga luua nagu lähedast sidet. Sa saad seda teha, see on nagu, jah. See on väga huvitav inimkatse. Ja. Mina tegin seda aastaid tagasi kunagi USA-s, kus ju how are you on niimoodi, et nad juba isegi mööduvad sust, et nad isegi ei oota, et sa üldse nagu sellele reageeriksid. Siis panedki käe niimoodi vaikselt siia nagu käe peale ja siis vastad tõesti lühikeselt, konkreetselt ja pärast millist tulem on see, et nad ei oota seda ja tulem on see, et sa jääd sellega kõigile meelde. Ma töötasin hotellis, kus oli suur 900-toaline hotell, see oli meeletult palju rahvast. See oli minu ainus võimalus inimestele meelde jääda. Ega muidu sind unustatakse ära, nii et täiesti mõjuulatusringi asi. Aga ma tuleksin korra tagasi selle tuleviku ja mineviku juurde, et kui tulevik ja minevik on huvide ringis, siis nendega seonduvalt, tähendab eriti tulevikuga seonduvalt ju planeerimine on täiesti mõjuulatusringis. Absoluutselt. Ma lootsin, et me läheme selle juurde nagu detaili pärast. Hea, et sa seda küsisid. Täiesti nõus, aga tuleviku pärast lihtsalt muretsemine, mis on üks ärevuse nagu võib-olla põhjus on, et inimesed muretsevad millegi pärast, mida nad ei saa muuta, aga nad arvavad, et see võib tulla ja see on. Planeerimine on, nagu sa mainid, just mõjuulatusringis. Me planeerime oma tegevusi, me planeerime oma just nimelt tegevusi, asju, arusaamisi, kuidas me mingeid enda jaoks olulisi asju suudame siis edaspidi ellu viia, et nendeni jõuda ja neid saavutada. Aga lihtsalt muretsemine tuleviku pärast, et ei tea, mis tulevik toob ja küll ikka tulevik on nii tume, vaata, mis seal poliitika tahes sünnib ja kus iganes mujal, siis see on puhas huvide ringi tegevus. Konkreetsed sammud, planeerimine, läbimõtlemine, juhul kui. Võtame liiklusolukorra, on ju, et tahan hommikul minna kohtumisele, elan näiteks kuskil seal Viimsi kandis, teame, et linna on tegelikult suhteliselt kitsas niisugune toru, kust kõik inimesed, kes seal kandis elavad, soovivad ühel samal ajal liikuma hakata, siis, aga ma mõtlengi, ma ei ole ohver, on ju, et ma jään sinna kuskile ummikusse kinni, no näed, ei saanud, täna oli mingi täielik hullumaja, on ju. See on mõjuulatusringi, ütleme huvide ringi selline ehe näide, aga ma saan mõelda juhul, kui täna on väga hull liiklus, aga mulle on oluline see kohtumisel olla õigel ajal, sest mida ma saan teha? Ma saan minna kas varem, ma kasutan mingit teist trajektoori, võib-olla ma ei tea. Teen veel midagi, on ju, aga ma mõtlen läbi need juhul kuid, eks on ju, see on planeerimine, see on minu mõjuulatusringis. Ja juhul, kui ma isegi jään sinna kuskile ikkagi kinni, kuigi ma olen planeerinud, teinud, tulnud varem, siis jällegi, et ma ei tule sinna higisena, ei jookse sisse ja ütlen, et no näed, liiklus on süüdi, et jäin hiljaks, et sorry, tead, on ju. Vaid, et ma saan helistada ette, teavitada, on ju. Ma kahjuks jään hiljaks näiteks, jällegi nagu mõjuulatusringid, et mida mina saan teha. Ehk siis tegelikult istub seal mõjuulatusringis tuleviku suhtes just see 2 sammu ette mõtlemine, mida osadel inimestel on ta loomupäraselt olemas, osad inimesed peavad teadlikult seda endale juurutama, seda, mis saab siis, kui mitte lihtsalt nii-öelda reaktiivset tegutsemist. Me võib-olla pärast räägime, kuidas ka mõjuulatusringis üks mõjuulatusringi tegemisi võiks olla võib-olla see, kui me ka teadlikult ei planeeri. Teeme näiteks mingi spontaanse reisi.
väga ja huvitav mõte. tahamegi kogeda just seda spontaansust, et me läheme näiteks, ma ei tea, autoga Itaaliasse või Lõuna-Euroopasse ja meil ei ole ühtegi booking ut. Et me tahamegi vaadata, kuidas me saame hakkama. See on ka mõjulatusringi tegevus. Meil oli väga põnev reis, pärast saame kogeda. Meil ei olnud midagi nagu kindlat, vaid me läksime ja me avastasime, me olime avatud. Ka see on minu mõjulatusringi tegevus, et ma tean, mida ma teen, kuigi see ei ole nagu täpselt ette ära planeeritud. See oli nii huvitav mõte praegu, et ma pean kohe mõtlema selle peale pärast. Mm. See kõlab jälle siukse inimkatse moodi, minu jaoks vähemalt. Kas ma olen hästi selline ette planeerija ja mõtlen läbi variandi A, B ja Õ, et mis ma teen siis, kui ja siis, kui ja siis, kui. Et see spontaansuse mõte on väga huvitav. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et üldiselt tegelikult on üsna keeruline võib-olla vahel enda jaoks nagu selgeks teha see, et mis mul seal ikkagi huvide ringis ja mis mul on mõjulatusringis, sest me kuidagi võib-olla liiga üldistatuna, aga siiski püüame pigem paigutada a priori endale asju sinna huvide ringi, et ma ei saa sinna midagi teha. Et siis me justkui anname ära ju tegelikult vastutuse ja võtame endale just sellesama huvide või ohvri rolli, et see huvide ring ja mõjulatusring on ka selle vastutuse ja ohvri rolli mõõtes nagu väga, väga oluline. Ja sellest tulenevalt ta mängib ka suurt rolli meie proaktiivsuse suhtes ju. Täiesti nõus. Mis on proaktiivsus? Sa tõid selle sõna ja nii-öelda termini jälle sisse. Mulle meeldib üks selline näide või paralleel või metafoor. Proaktiivsus ehk siis isikliku vastutuse ja initsiatiivi võtmine ja leidlikkuse, mis on ka siis kokkuvõttes selle tänase teema ehk siis mõjulatusringis tegutsemise üks põhi selliseid stimulaatorid ja motivaatorid. See proaktiivsus on iseenesest, seda võib mõeldagi, et see on nagu muskel. Et mida rohkem ma treenin oma proaktiivsust, ehk siis minu esimeseks mõtteks võiks alati olla, et kuidas ma seda lahendan, mida ma saan teha, mis on minu tegevused, mis on minu võimalused. Et mida rohkem sa seda treenid, seal mõjulatusringis olemist ja seda proaktiivse lähenemise rakendamist, siis sa treenid seda nagu musklit. Ja mis juhtub muskliga, kui sa seda treenid? Läheb suuremaks. Noh, ta läheb tugevamaks ja eks ta läheb suuremaks ka, aga ta läheb tugevamaks, sul tekib nagu võime, et ma arvan, et see võtabki aega. See ei ole niimoodi, et sa kuuled siin, ma ei tea, täna näiteks meie loengu ära ja siis sa siit lähed nagu ellu. Ma olen käinud proaktiivne ainult mõjulatusringis. Nüüd tegutsengi, vaid see treening algab nüüd, et kui senimaani olid selles, nagu sa mainid, selles ohvri situatsioonis, kas see on teadlik valik võib-olla inimestel? Seal on vähem vastutust. Kui ma ei saa midagi teha, siis ma ju tegelikult ei vastuta, eks? Ja see on mugav. Ehk siis mul ei kaasne vastutus. Nii kui ma muutun proaktiivseks või otsustan midagi või planeerin, siis mul tekib oht võtta vastutus. Ehk siis keegi võib sulle öelda, et näed, aga sina ütlesid, sina alustasid, sina tegid, sina läksid. Ja teine, mis sellega on läbikukkumishirm. Et ma olen nagu mingi asja endale pannud ette ja mis siis juhtub, kui ma failin. Ja see ei ole väga selline nii-öelda respekteeritud või kuidagi aktsepteeritud see läbikukku ja statuut meil siin sotsiaalses nagu sfääris on, et näed. Aga vaata, siin on jällegi selline balansi või tasakaalu koht, et kas me räägime palju, mida me kõike tahame ja planeerime ja teeme, mis võib sind nagu tagasilöögina sulle väga, see, et sa räägid nii palju, aga juhul, kui nüüd ma ei saanud seda asja ikkagi ellu viidud, siis teistele jäi mulje, et näed, sa räägid, lubasid, aga näed, sa ei teinud, et sa räägid palju.
et siin võiks sellist niisugust tasakaaluprintsiipi ikkagi rakendada, sest noh, ma ei tea, no võtame või male, on ju, et ega sa, kui sa mängid malet, et ega sa ka ju ei räägi ette, mis käike sa teed sa tegelikult teed ja siis no tulemus tuleb, on ju, et kes sa siis noh, oled võidukursil või ei ole, aga sa ei ütle oma käike ette. Et iseenesest ma ei pea nagu noh, ma ei ütle nüüd, et see mitterääkimine hästi introvertne ja salatsemine ja selline enesesse tõmbumine oleks nüüd kuidagi väga-väga okei, aga võib-olla nagu talking too much on ju, et juhul, kui su sõnad ja teod lähevad suuresti kokku, siis teinekord lihtsalt mingite plaanide avaldamine, mis ka ei realiseeru, ei oma mingit efekti sellist negatiivsemat, aga jah. See vastutuse teema ja ohvri teema, mis sa tõid uuesti välja, et meil on justkui mugavam tihtipeale olla nagu selles, et ma ei vastuta, see tegelikult ju lühiajaline. Sellepärast, et see nii-öelda ettekujutletav kasu sellest, et ma ei vastuta, siis ma justkui ei pea nagu midagi tegema ja ma võin olla lihtsalt niimoodi ja kõik juhtub mulle. Siis tegelikult on äärmiselt lühiajaline mugavustsoon, sest pikas perspektiivis tähendab see ju seda, et me oma elus ei saavuta seda, millest me oleme kas siis lapsena või ka täiskasvanud peast unistanud ja mida me tegelikult oma elus saavutada tahaksime. Sest kõik see, mida me saavutada tahame, tegelikult see kõik saab võimalikuks ainult meie mõjuulatusringist. Ta ei saa mitte kunagi võimalikuks ainult meie huvide ringist ju. Just nimelt, sest huvide ring ei anna meile võimalust nagu edasi liikuda. Me saame konstateerida teatud fakte, ehk siis teha kas või sellest mingi hea analüüsi. Et jah, see olukord on selline, aga nüüd, kui on vaja tegutseda, liikuda edasi sinna selles suunas, mida meie tahame või mis on meie eesmärgid, siis me peame alustama tegevust selles just iseenda mõjuulatusringis. Ehk siis need on need tegevused, mis algavad, nagu ma mainisin, sõnaga mina saan teha, ja need, mille üle meil on kontroll. Me ei kontrolli Tallinna liikluskorraldust, eks on ju, aga me saame kontrollida iseenda liikumist selles on ju. Siin on võib-olla hea soovitus anda inimestele, et kui on tõesti selline olukord, kus on vaja analüüsida, et mis on siis see, mida ma saan mõjutada, mis on see, mida ma ei saa mõjutada. Kuna me teame ju teaduslikult, et ka seda, et kõik, mis me läbi kirjutame, see talletub meile ajudesse hoopis teisel moel ja palju kindlamalt ja paremini. Siis joonista endale paberi peale üks suurem ring ja selle sisse nagu munakollasena üks väiksem ring ja kirjuta need asjad sinna lihtsalt ülesse ja siis see kirjalik analüüs annab tegelikult väga palju võtmeid kätte ja seda on hea teha isegi siis, kui tead juba peast nii huvide ringi kui ka mõjuulatusringi definitsiooni oled sellest raamatust ilusti pähe õppinud, siis ikkagi see visuaalne pilt ja see läbikirjutamine selleks, mis iganes keerulise olukorra analüüsiks, et aru saada, mis on tegelikult sinu võimuses, mida sa teha saad. See on üks väga hea ja tihtipeale isegi niisugune valgustav harjutus ja suurendab seda mõjuulatusringi. Ja just sellest mõjuulatusringi suurendamisest kirjutab ka Kavi päris palju ja peab seda väga, väga oluliseks. Kuidas see loogika on, selle mõjuulatusringi suurenemine seal huvide ringis, et kuidas neid mina-lauseid siis järsku sinna juurde tuleb? Iseenesest see on loogiline. Mida rohkem sa keskendud nende oma mõjuulatusringi tegevustele, seda vähem aega jääb sul nii-öelda muretsemiseks nende asjade üle, mis sind kuidagi mõjutavad või mis on sulle olulised ja mis lähevad sulle korda, eks. Ehk siis minu jaoks on ka see mõjuulatusring olnud üks praktilisemaid ja olulisemaid aja juhtimise tööriist. Mida rohkem on minu aeg ja fookus nendel asjadel, mida ma saan mõjutada, kontrollida, mis on mulle olulised, mida ma tahan saavutada, kuhu poole liikuda, seda vähem aega läheb kaotsi. See küsimus ju tegelikult on suht standardne või inimesed on ju kindlasti, et kuhu mu aeg on kadunud, eks. Yeah. Küsige endalt, aga kui mul see nüüd metafoor on selge, et kus mu aeg siis kadus, et kas ma tegelesin selle aja seal huvide ringis mingite asjadega
või ma tegutsesin siis oma mõjutusringis, et siis ei kao see aeg, et me tegelikult teeme midagi, mis on meile oluline. No muidugi hoopis teine küsimus, mida ma arvan, et võib-olla järgmistes mingites meie vestlustes saame kindlasti käsitleda, on see, et aga kust tekib see olulisuse nii-öelda definitsioon või paradigma meie ellu, on ju, et kuidas siis aru saada, mis see on oluline, minu arust on see sõjategevus Ukrainas on ka oluline, on ju, et noh, väga lähedal, on ju, et ma peaksin sellele keskenduma, kogu aeg neid uudiseid lugema. Arusaadav on ju, aga mida ma saan teha, on ju. Kui ma ainult sellele keskendun, siis noh, kuidas ma saan ise oma eluga hakkama ja kuidas ma liigun iseenda eesmärkide poole, on ju. Et siin jah, võib-olla üks näide siia natuke veel korda, et jah, see sõjategevus Ukrainas, mis on väga brutaalne ja kohutav, et see üldse sellisel praegusel ajal üldse toimub selline sõda, siis proaktiivne tegevus, mõjuulatusringi tegevus on see, et Kaitseliitu astus väga palju inimesi peale selle sõja algust. Ehk ka siis see on see, et naiskodukaitsesse. just nimelt, et mida mina saan teha selles olukorras. Ma saan minna, omandada oskusi, et olla paremini valmis. Ja. Või siis toetada tõesti, nagu sa ütlesid, need abipakid ka, et me ka ühe naisorganisatsiooniga käisime sõja alguses siin mööda poode ja saatsime just Ukrainas rindel olevatele naistele neid asju, mida nad võib-olla väga meeste käest ei küsi. Et Just. selliseid väikseid võimalusi tõesti oma mõjuulatusringi suurendada ja ise midagi ära teha on küll ja veel. Kavi räägib oma raamatus ja me teame ka päriselust ka selliseid olukordi, mis on küll, ma loodan, et harvad, aga siiski, et mõjuulatusring on suurem, kui on huvide ring. Ja sealt tekib üks konflikt sisse, et räägi natukene sellest, mis juhtub siis, kui asi läheb pahupidi ja kuidas sellega hakkama saada, kui sa kohtud inimesega, suhtled inimesega, pead äri tegema inimesega, kelle mõjuulatusring on suurem kui tema huvide ring. Jah, kindlasti selliseid olukordi inimesi on. See Kavi 7 harjumust, üks põhi selline sõnum tegelikult on leidmaks, kuidas leida see tasakaalupunkt, et mis on see efektiivsus, eks, et me teeme neid asju jätkusuutlikult, annavad meile paremaid tulemusi ka tulevikus, mida me teeme praegu, eks. Siis selline liigne mõjuulatusringi tegevustele keskendumine viib paratamatult olukorrani, kus me tahamegi kõike kontrollida, sest sellest tekib teatud selline sõltuvus. Me ei tunne ennast turvaliselt või hästi, kui me ei kontrolli olukordi, käitumisi, teisi inimesi. See on natukene nagu pendel on läinud liiga ühte äärde, eks. Nii et selliseid olukordi kindlasti tuleb. Mina tunnistan, et ma olen kohtunud võib-olla niisuguseid inimesi, aga ma ei ole siis veel osanud neid liigitada sellesse nagu ülimõjuulatusringi ehitanud inimeste kategooriasse, aga jah, tõsi, et neid on. Jah, mida suurem on see mõjuulatusring või mida aktiivsemalt sa seal tegutsed, siis seda suuremaks tegelikult ju muutub sinu mõju nii ümbritsevale keskkonnale kui ka teistele inimestele. Inimestele meeldib usaldada neid inimesi, kes on proaktiivsed, nad alati leiavad lahendusi, nad alati saavad hakkama, nad tunduvadki sellised tugevad ja usaldusväärsed. Ja kui see inimene nüüd teadlikult ei adu, mida ta oma mõjuulatusringi tegevustega võib korda saata, siis võibki juhtuda, et tema lihtsalt see mõju ja kontrolli vajadus muutub lihtsalt nagu ülimaks. Et ta tahabki kõiki asju kontrollida, et kõik asjad peavad asuma ainult tema mõjuulatusringis, et tal ei ole nagu ühtegi teist tegevust seal, mida ta ei saa kontrollida. See on nagu positiivseid külgi, on ju, nad ei virise, kogu aeg tegutsevad, on ju. Aga kas nad ei süüdista teisi, on ju, aga täpselt, et see tasakaalupunkt on ju.
aga kas nad just loovad, kas nad parandavad, kas nad aitavad, kas nad innustavad, kas nad on inspiratsiooniks, on ju, need on need küsimused, on ju, mida siis saab küsida. Kindlasti on, aga ma arvan, need ei ole väga levinud. Pigem on see niisugune skaala või ikkagi sealpool rohkem, kus inimesed on vähem seal mõjuulatusringis ja nad on rohkem oma huvide ringis, sest nagu me oleme rääkinud, nii on lihtsam, nii on vähem vastutust ja mugavam ja tegelikult ka inimesed ei tea, et ega ei osata ju ka, aga mis ma teha saan, on tavaliselt küsimus, kui sa neile seda mõjuulatusringi tegevusi või proaktiivsust tutvustad, et aga mis ma saan teha, et nad ei oskagi tegelikult. Ja tegelikult see on väga lihtne iseenesest ju, keskendu asjadele, mida sa saad. Et tüüpiline meeskondade näide organisatsioonis on ju see, et jaa, Erlend, et me saame küll siin ise oma osakonnas ja tahamegi teha neid asju paremaks, aga vaata nemad seal teises osakonnas, nemad ei saa aru ja nemad ei oska ja nemad ei taha ja siis isegi kui siin oma organisatsioonis enam-vähem saab asjad klõppima, et siis aga vaata seal korporatiivtasandil, et seal on kuskil keegi, et nemad on seal täiesti ainult Excelis ja muidugi ka loomulikult koostööpartnerid ja klient on nõme ja klient ei saa aru, kui hea pakkumise kõik muu, et kõik see, aga mida mina saan teha? Samamoodi ma võin rääkida nagu enda sellest startup maailmast, et alati võiks ju näpuga näidata investorite poole, et iseenda sõnumit veel selgemalt või veel arusaadavamalt edasi anda. Mis on minu äris puudu veel, mida investor tegelikult ootab, aga ta ei ütle mulle, et kuidas nagu keskenduda nendele asjadele, mida mina saan mõjutada. Jaa, eks muidugi sinna aitab sellest huvide ringist oma mõjuulatusringi hea sellise motivatsioonina aitab kaasa kindlasti see, kui sa tead, mida sa oma elus saavutada tahad. Ega kui sa ei tea, mida sa oma elus tahad saavutada või mida sa äris tahad saavutada, siis on väga kerge sinna huvide ringi selle nii-öelda udu siis ära kaduda ja mitte tegeleda sellega, mis on su jaoks tähtis, sest sa ei tea lihtsalt, mis on sinu jaoks tähtis ja mis sind edasi viib. Et Kavil on siis väga efektiivse inimese 7 harjumuse hulka kuulub siis üks selline tore harjutus, mis annab väga suure motivatsiooni sinna mõjuulatusringi minna ja see on siis oma isikliku missiooni loomine, aga sellest me räägime hoopis teine kord. Aga võib-olla on lihtsalt mõtteaineks siis siit, et kas sa tead, mida sa tahad? Unistused on üks asi, aga pane neile mingisugused mõõdetavad asjad taha, siis need saavad eesmärkideks ja siis sul juba hommikuti juba tunned, et see ilma ja naabrimehe üle virisemine ei vii mitte kuskile, et tuleb ikka hakata midagi tegema. Mina pean midagi hakkama tegema selleks, et jõuda sinna, mille peale ma siis tulin. Et mida ma tahan, mille pärast ma siin olen. Aga Erlend, ma väga tänan sind selle jutuajamise eest ja tagasi meie kõigi siis mõjuulatusringi nügimise eest, et me saaksime siis teha seda, mis on meie jaoks oluline ja avastada, mida me saaksime siis teha selle jaoks, et saavutada seda, mis on meile oluline. Ja selleks, et siis sellest teemast rohkem teada saada, kui see tänane põgus 10-minutiline jutuajamine, siis on raamat ja koolitused, ega muud ei oskagi siin soovitada. Või siis, kes harrastab selliseid lucid dreaminguid või unenägemisi, siis võib ka unest paluda abi. Kui see toimib, andke meile ka teada, oleks ka väga tore. Aga raamatust siis veel nii palju, et raamatut saab osta meil 4 kohast. Üks on Franklin Covey Eesti enda koduleht franklincovi.ee. Siis on selline enesearengu ja terviseraamatute e-pood nagu inspiratsiooniraamatukogu.ee ja siis loomulikult meie 2 suurt rahvaraamat ja Apollo ka. Ja koolituste kohta siis Facebook ja LinkedIn. Ja meie siis tänaseks lõpetame, laseme su analüüsima oma huvide ringi ja mõjuulatusringi tegevusi.
ja kohtume taas järgmisel korral. Aitäh! Ja aitäh, Kris. Minu mõjuulatusring ootab mind. jah, just, mul sama. Kõike head.